kui on liiga kuiv vooluveekogudes, praktiliselt põhjast kõik kuhutakse minema, nii et korraks see kala võib seal liikuda ja tulla, aga ta ei jää pikaajaliselt sinna pidama. Selleks ongi, et vaja, et mingi osa sööta jääks sinna punkti. Sa oled talvel muidu pannud siirupit ka söödesse, ei ole? Ei ole. Jah, et esialt ongi, talvel ongi õigem, et põhimõtteliselt mitte mingit lisandit söödale ei pane. Pärast lihtsalt ongi manustad, kui leiad, et oleks vaja nagu mingit powerit veel söödale juurde anda, ongi. Siis lasedki sinna korvi peale seda või siis neid tilgutad peale ja lased alla. Kui toimib hästi, see siirup tuleb kala kaugelt kohale. Niuke suht okei värvisööt, ütleme nii, et see peaks Pärnu peale väga hästi kärama. Nagu alati sööt, siis Pärnu peale õhtul valmis teha. Põhimõtteliselt niuke mõnus tooendas sööt. Ja ongi, et sööta korraga ei saa valmis teha. Lased ta seista, no praegu me ei lase seista, aga ütleme nii, 15-20 minutit rahulikult korra läbi niisutada. Ootad, siis niisutad teist korda veel. Aga mitte nii palju vett, kui ta nüüd pani. Jah, siis läheb hästi vähe juurde, et praegu ongi niisugusesse staadiumisse. Nii, põhimõtteliselt. Et vett saab alati juurde panna, hakka hästi vaikselt. Ära võtta ei saa, jah, selles suhtes. Ja kui ei ole mingit kuiva sööta kaasas ka, siis kurat, siis ongi kõik tuksi keerata. Ma tean, et mõned peavad hästi märja sööda, et... See on nüüd paras või? No põhimõtteliselt seisuveekogus ta võib isegi suht paras olla, aga ta seisab, ta tõmbab sisse läbi kuivamaks. Kõik see viljaterad asjad võtavad praegu vett sisse, järjest kaob vähe. Ja see ongi see, et kui sa nüüd lähed kalale ja põhimõtteliselt, et niukse sööda koha peal valmis hakkab kohe püüdma, see uutuks sul niimoodi minemiselt, et kõik, sinna ei jää mitte midagi. Sest ongi vaja seista, jah. Ma ei tea, kas keegi on muidu viiderpüügiga tegelenud, ei ole? Natukene. Väikest viisi. No jah, mina olengi nagu, ütleme nii, et ma ei oska nüüd Eesti seisukohalt öelda, aga Poola seisukohalt on ta esimene. Ma ei oska öelda, jah, ei ole medaleid asju kokku lugenud, aga selles suhtes jah, et suht ligilähedaselt mina saan püüda talvel Pärnu pealt selle viiderpüügiga. Ta ongi põhimõtteliselt sama püüd, aga jube efektiivne on see, uskuge mind, proovige ära. Tegevust on kogu aeg. Jah, ongi. See ongi niuke suht aktiivne püük. No ütleme nii, et algul pead selle 5-6 korvi alla ära sööta. Siis tõmbad ühe niukse kergemini vajutatud selle triibu sinna pikki jõge, et kala hakkaks alt ülesse tulema. Ja siis ongi kuskil hakkad võtma 10 minutilist intervallidega kuskil söötma. Ja teinekord, kui kala on hästi niuke, näed, et kas sööta on palju või midagi, see on kaasas ka vähe väiksemaid korve ja siin mõni suurem korv. Aga see korv ei sobi nüüd sellepärast, tal on tiivak küljes. Need tuleb ära lõigata. Ta hakkab muidu paneerima alla lastas. Sul ongi see sama korv on juba... Ei ole, see on teise firma. See on nüüd äkki korumid. See on Viiderspordi oma. No neid ei ole Eestis kätte saada, neid korve. Need on kõik toodud sisse. Ja kui nüüd väiksem korv on, siis tuleb lihtsalt sagedamini seda teha? Põhimõtteliselt küll, aga see korvi liigne üles alla, talvel on kala nii karg, et eks ta mingil määral ehmatab ka. Aga Emajõel? Ehmatab, sügisel hilja. Kuidas Emajõel nüüd selle söödakorviga püükab? Söödad ka enne nii samu sisse või? Ütleme nii, ole mis kala sa püüdma hakkad. Latikat ikka? Latikat, no ütleme nii, et 5 kilo sööta algul selle korviga, suurema korviga alla. 10-15 laksu, oleneb, kuidas püüad, No see fiidripüük meil tuleb kevadel. Kui päris perfektselt püüdma hakata, siis ütleme nii, et 10-15 laksu tühjalt, võib-olla isegi rohkem. Aga nii ei püüa, et selle viidrikorvi küljes on lips? Nii ei püüta, jah? Emajões? Ja, ikka. Ja ainuke asi talvel, miks ei sobi talvel see püük, ta teeb selle rakenduse nii raskeks. Sul on jube raske seda kala, sul kaob tunnetus ära. Ja kui kala võtab, sa tõmbad kogu aeg seda sööta niimoodi pikki jõge ülesse ja viid kala laiali. Ei saavuta seda efekti, et kala ühte punkti viia. Sööda eesmärk ongi, et tekitada üks plats, kus kala tuleb peale ja seal tekib niuke konkurents. Kui sa viid sööda sinna,
no sa ei saa kala siis nii hästi. Lätiga püüdis on püügi. Emajões on ja Emajões on, no see on juba omaette teadus, see viis. seda me räägime kevadel. Et see on siis hästi, sa tuledki spetsiaalselt. Seal on need õnged ja igasugused asjad, seal hakkavad rolli mängima kõik pisiasjad. See Pärnu jõe pealt püük on hästi lihtne. no siis sa võtadki ridvad kaasa kevadel. mul saab kaart saab täis muidu, vaata. Proovib ära keegi selle variandi, Pärnu jõe peal ei proovi. Tahaks teada saada, kuidas teil on läinud siis sellega. Et selles suhtes, et see on jube, see on üks efektiivsemaid püüke. Ma ei ole näinud keegi Pärnu jõe peal nii püüaks. aga see, mul on üks küsimus, et kui näiteks nii suurt korvi ei ole, 2 väikest jadamisi võib panna ju. Ma arvan, niisuguse korvi, isegi teil oli müügil siin suuri. no jah, nii suurt ei ole. Aga miks ei või, mis vahet seal on? Põhimõtteliselt, no ma ei tea, kuidas ta seal koliseb ja selles suhtes, kui sa tõmbad, et... aga kuidas sa jadamisi, sa pannaksid siit alt veel jooksa midagi? Üks siin alla külge ja... Ma lasen ühe korra veel vett peale siia, siis teeme, tahaks näidata ühte asja, kuidas sööt tegelikult toimima peaks hakkama. Ütleme nii, et Pärnu jõe peal võib teha natuke märjapoolsema sööda. Ja kui selle kotti nüüd kasutada, siis võib täitsa märja teha. No niisuguse, et ilusad pallid tuleks. Aga siis ei sobi jällegi sellega viisiga püüdmiseks. No see näitan ära, milline täna olema peaks.